Tere, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis. Täna hakkan ma valmistama huvitavat ja maitsvat toitu. Ole minule seltsiks. Täna ma tahan teha perele kartuli, singi, ahjuvormi. Kartuli ma lõikasin viiludeks, siis tõuksed viilud. Sibula pean hakkima peeneks. See sink läheb ka kihtide viisi. Kõige enne ma panen siis nendest. Panen siia, laotan ribade kaupa selle singi. Ja siis ma panen peale kartuliviilud. Siis raputan peale talle soola natukene, pipard. Siis läheb peale praetud sibul ja praetud seened. Kah peeneks hakin. Siis läheb kiht suitsu sinki. Siis uuesti jälle kartul, maitseained, sool, pipar. Siis sibul, seened, sink. Viimaseks kihiks üritan panna. Ma arvan, et 3 kihti saab siin. Siis vahepeal paneme juustu ka. Selle singi peale paneme juustu ka. Viimaseks kihiks kartul. Ja siis me keerame need otsad kõik niimoodi kinni. Ja siis läheb ahju. Selline täna on mul perele toit plaanitud. Nii et siis hakkame väikselt pihta. Sibula me laseme ka, puhastame ära. Ja senikaua ma hakkan siin juba seda komplekteerima. Et võtan nagu näed selle singi viilu ja siit sentist ma panen ta siis nagu üle, arvestades, et siit ta pärast annab mulle veel peale keerata. Ja ilmselt need kõik lähevad mul ära, sellepärast, et nad on küll hästi õhukselt lõigatud, aga loodame, et õnnestub mul. Seda toitu ma nägin internetis, inimesed tegid. Et mul on ka tahtmine seda teha järgi, mida keegi teised tegid. See on väga aeganõudev töö, näed, siin ma võtan neid õhukesi. Viilusid. Aga ilmselt see õigustab ennast ära. Ja kuskil 190 kraadi juures ma küpsetan nad siis pehmeks selle. 2 viimast ja kui nüüd enam auku siis ees ei ole vahesid, siis ongi meil asi, nagu öeldakse, ilus. Nii. Noh, ja ongi kaetud. Saigi mulle. Sellest piisas. No nii, eks siin paneb lihtsalt ära kuskilegi. Nii. Ja nüüd läheb siia peale kihtkartulid. Kiht on olemas. Ja nüüd ma üritan talle peale panna siis natuke soola. Sest ega singil ei ole ka soola. Pipart võib ka panna natukene. Ega siit ei tulegi hästi välja. Peab panema kuskil, kust tuleb palju. Nii. Ja nüüd siis panna peale seened, sink ja juust.
nii, pann on tulel. Sibulat praegust ma puhastan ja viilutan piklikeks ribadeks, sest nagunii läheb siin seente hautamisel praadimiseks. Mul on see malmpann on väga hea selles mõttes, et ma ei pea kartma selle tefloni pärast, et nüüd kuumeneb üle, siin ta peabki tuliseks minema, see pann. Nii. Ja samuti paneme siis nüüd toiduõli sisse. Õli peab ka kuumaks minema, siis me saame alles hakata. Seened tahavad ka õli saada, nii et ega siin halb ei ole. Kui see saab siin kuumaks ja siin saab, me paneme siis servadesse ka, vaatame, kuidas ta. Selle panni peal mulle meeldib sellepärast praadida, et mul jääb pliit puhtaks. Siin, kui ta midagi pritsib, niiskust või midagi, siis ta jääb siia panni sisse ja teiseks, kui ma keskelt õlisest lükkan, see külje peal ka praeb. Sellepärast see vokkpann on väga hea ja malmpann on metallasjadega kraapida. Et mulle isiklikult väga meeldib. Ja siin me saame siis vaadata. Külmaõli sisse midagi ei pane. Vaatame, kui ei särise, siis on vara sibulat panna. Kõigepealt kuumutame selle rasva tuliseks. See tuline peaks olema kuskil 150-160 kraadi. Siis on see õige fritüürimise või selline. Seened saab ka viiludest lõigatud. Ja siis me kuumutame need seened. Näete, juba hakkab, juba sobib. Juba sobib. Ma võtan vahepeal need sibulat välja, sellepärast, et siis ma saan kihtide panna kihtide viisu. Ja ilmselt siis kuskil 25 minutit või pool tundi. Ega siin meil on seened on pehmed, kartulid on ainus, mis tahaks nagu küpsemist. Kuna kartulid on õhukesed viilud, siis ma arvan, ta küpseb ka ilusti ära. Nii, ma arvan, et sibulat isegi aitab võib-olla. Ma korjan sibula siit välja. Muidu ma kardan siin sibul saab liiga muidu. Ja pärast ma saan ta jagada ilmselt 2 kihiks. No ja nüüd laseme siis sisse need seened. Ega ei olegi väga tuline. Kõiki korraga ei taha nagu sisse sahmata, jahutab panni maha. Siis hakkab vesi eralduma, nagu nii seentel tuleb vett palju. Lasime natukene juba. Siis paneme viimased seened ka juurde.
Nii. Nii, seened ilusid, paneme tule ka põlema, äkki siis on valgem, jah, siis on valgem näha. Siin peab praegu ilusti. Vett nagu ei tulegi eriti. Ja kui tuleb, ta aurustab ära. Nii, seened paistavad, olen juba, vedelik on üldiselt läinud juba. Rohkem ei ole mõtet neid. Ja ma võtan nad välja siit. Ja ma tahan veel sinki ka natukene, suitsusingile ka natukene elu sisse panna. Ja siis on mul eeltöö tehtud, siis jätkame edasi. Siin ma panen singi liilu, panen talle kelu sisse. Nii. Ja peabki siin saama, ega siin rohkemat eriti ei taha. Nii, nüüd jätkame seda komplekteerimist. Siin ma üritan panna seda sibulat. Mingisugune õhukene kihikene siia peale. Kartul ja sibul. Need väga üksteist taustavad. Nii. Siis ma panen seeni. Ilmselt ma pean jätma niimoodi pooled veel ühe kihi jaoks. No, enam-vähem. Ja nüüd peaks panema sinki. Nii, seda sai ka. Ja nüüd siis on panemata veel juust. Paljud ütlevad, mida rohkem juustu, seda maitsvam on. Kes on juustu armastaja. Nii. Nüüd uuesti kartul. Nii, ongi meil olemas. Nüüd peaks siis soola panema natukene, kartul tahab soola. Võib ka pipart.
sibul. Nii. Nüüd lähevad seened. Nii, nüüd läheb siis sink. Ja kui te tähele panite, liha on siin kõige rohkem vist ja kartulit kõige vähem. See ongi rohkem meeste toit. Siin ma panen kõik ära. Järgi jätta midagi. Ja nüüd peaks panema siis juustu. Natukene vajutan kinni ka. Mul tuleb liiga kõrgeks. Nii, ja nüüd viimane kiht. Kartulid. Vot. Ja muidugi tahaks panna nüüd sisse natukene soola. Panen. Pipart ka. Ja võib juustu ka panna, ega see kalba ei tee. Ja
nüüd ma hakatan kinni selle kõiki nende nii, petsin ta nüüd kinni ja nüüd peaks siis mingisuguse kaanega ta kinni panema. Nagu öeldakse, zbogom vene keeles. Vajutan ta natukene koomale ja panen talle igaks juhuks kaane peale, sest äkki ta kõrbeb siit pealt ära 200 kraadi juures kuskil. Ja nüüd ta läheb ahju sellega, head küpsemist talle. Ahjus on ta 200 kraadi juures üle pool tundi. Võtsin kuumuse maha, nüüd 150 peale. Ja ilmselt nüüd ma võtan vist selle kaane siit maha. Võtsin kaane maha. Ja siis vaatame, mis tal siin. Võtta siin ta nüüd otseme pealt natukene krõbedamaks, pruunimaks ka. Laseme veel 15 minutit. Siin ta oli ahjus 50 minutit. Pool tundi oli 200 kraadi peal, aga nüüd ta oli ülejäänud aja, siis oli 150 kraadi peal. Pealt tõmbas ta näed keskelt selle peekoni küll ära. Natuke krõbe, aga tundub, et nüüd on küpse. Rohkem ei taha nagu hoida. Nüüd sain maitseroolist ka natuke peale. Kui teile meeldis minu video, siis pange, siis vajutage nupule meeldis. See innustab mind järgmise videole. Kohtumiseni.